Praegu käib meil 2-päevane kriisiõppus ja kaasatud on palju partnereid, loomulikult Päästeamet, meie veevärk, meie soojaettevõte Silpower, linnaasutused ja mõned teised partnerid veel. Esimene päev oli meil lauaõppus, kus me saime siis erinevaid ülesandeid ja pidime neid lahendama. Teisel päeval, see on siis täna, lahendame lisaks teoreetilistele ülesannetele ka selliseid praktilisi ülesandeid. Päev algas siis sellega, et me hoolekandeasutusega Sügis võtsime peale ühe abivajava kliendi, kelle me siis transportisime Kerksuskeskusesse. Kerksuskeskus on meil spordikompleksis. Tuli välja selgitada siis, mis dokumendid ta kaasa võtab, kuidas ta peab riides olema, kuidas saab teda transportida ja aidata. Ja spordikompleksis siis avasime Kerksuskeskuse, lõime voodikohad ja teised vajalikud asjad, et inimesed saaksid seal abi. Edasi kell 11 me olime Silpoweris, kus me siis proovisime, kuidas Silpoweri katlamaja toimib alternatiivküttel. Praegu siin lasteaias Päikseke proovisime, kuidas lasteaed toimib varugeneraatori baasil ja täna on plaanis veel siis reoveepumpla testimine samamoodi, et kuidas see toimib sellises olukorras, kus elektrit ei ole. Elanikele võib-olla nii palju, et esimene asi on see, et alati tuleks mõelda, et kuidas te ise kriisiolukorras hakkama saate. Et mõelda läbi, et mis siis saab, kui ei ole vett või ei ole elektrit ja nii edasi. Teine asi muidugi see, et võiks ka selle peale mõelda või teada seda, kust kriisi korral saab informatsiooni ja abi. Et millised on need ametlikud kanalid, kust te siis leiate vajalikku informatsiooni.